Phoenixbet on omadele toeks korvpallist kuni rallini. Phoenixbet, panustame omadesse. Robert Virves, Kehala, Krosskarti sprindi 3. mees seekord, et kombinesoon mudane oli päris meeleolukas võidusõit vist. Jah, ma arvan, et lõpuks oli päev keerulisem, kui ma võib-olla ootasin. No kuivaga oli kõigil, võib-olla selline tavapärane sõit siin vesisel teel, sa pole kindlasti harjunud sellega, et vett igalt poolt ja pori sisse lendab, et kuidas sa sellega enda arvates toime tulid? Ma ei oska öelda, eks kõige mugavam ei olnud, aga ma arvan, et suur pilt oli kõigil sama, et meil seekord võib-olla suurem mure oli see, et mingil hetkel ei näinud õue, et ilma kojameheta ei olnud selle kõige suurema sopaga kõige mugavam. No, eelmine kord sa sõitsid lauluväljakul asfaldi peal, oli selline rohkem nökerdamine. Siin oli ikkagi selline päris ralliraja moodi, et kas sa tundsid ennast kuidagi mugavamalt ka seekord? Ütleme, tunnetuse koha pealt ma arvan, ei olnud kõige mugavam, aga üldiselt katsed, mis valmis olid mõeldud ja ma arvan, et olid kindlasti väga korralikud, et reaalsed katsed olid ikkagi ja ei pidanud tünnide vahel šikaanirallit tegema ja selle koha pealt oli, ma arvan, väga korralikult korraldatud üritusele. Võidumees Martin Järveoja ütles kogenud kaardilugejana, et ta eile õhtu vaatas katsete videot ja koostas endale teatava legendi, et kas sa ka valmistasid ennast ette ja õppisid kuidagi neid katseid pähe, sest katsed ikkagi suhteliselt pikad, 3,5-4 minutit, seda on ju korra läbisõitmisega on ju raske meelde jätta. Jaa, ma räägin, et tükk tööd oli, et ma päris legendi oma peas ei teinud, aga ma üritasin meelde jätta mingeid asju, et kus ma vähemalt tean, kui kindlasti maha peab võtma. Et eks see õnneks on tutvumisring ka kaardiga, et siis ikkagi see ka päästab palju. Aga kui palju sellist tunnet on, et sa oled harjunud autos, et keegi loeb sulle kogu aeg kõrva, eks ole, või sa pead ise kõik meelde jätma, et kas ei ole sellist tunnet, et sõidu ajal, et võta võiks keegi midagi ütled? No ütleme, eriti esimesel katsel, et siis oli päris mitu korda, kus ootasid, et keegi midagi räägiks, et kindlasti siin oli kõva mälu ka vaja, aga lõpuks ma räägin, et kõigil on tegelikult ju võrdne võimalus. No Martin Järve võitis kaardilugeja, kui palju see nüüd rallimehele hinge hakkab või aupihta käib, et kaardilugeja võitis võistluse? No kindlasti oleks tahtnud vähemalt võib-olla konkurentsi pakkuda, et ta täna sõitis ikkagi eest ära meil, aga ma lohutan end sellega, et ta Otis ka kunagi kiiremini sõitnud, et pole kõige hullem. No ta ise ütles, et ta ongi nii palju kogemusi võrreldes sinuga, et ta on sõitnud ikkagi aastaid, et see ilmselt ikkagi mängib teatud rolli. No midagi kindlasti jah, eks auto või see kaart on üsna spetsiifiline, et päris autoga üks ühele ei saa võtta, aga sellegi poolest ma arvan kaardilugeja kohta päris kõva sõna, et ma arvan, et ralliautoga on lihtsam sõita kui sellega. No ralliautosse istud nüüd peale jaanipäeva Kreekas, et on selleks võistluseks kõik ettevalmistused juba tehtud või? Ütleme, sellega seonduvad testid on meil juba aprillikuus tehtud, et nüüd on ainult kodutöö legendi ja videotega. Et jaanipäev jääb pidamata, et selle oled juba Kreekas, et oled mõtted ka, plaanid seal väikse mikrolõkkega teha või? Ei, ma arvan, seda aega meil pole, et ma arvan, et meil viimased jaanipäevad on juba ma ei tea mitu aastat, aga on vahel jäänud, et ei oska liiga palju puudust tunda praegu. Selge, edu!